siis peale. Nii, lapsed, nüüd olete, ma tahaksin, et te ei mängiksite ja et kuulaksite jutlusi. Seepärast, et ma ütlen, et kui mina olin väike, siis me pidime kirikus olema ja vait ja kuulama, mida pastor rääkis. Meil ei lastud ringi sebida. Seepärast, et Jumal ütleb, kellel kõrvad on kuulda, see kuuleb, mida vaim ütleb kogutusele. Te olete ka väiksed lapsed, kes peavad kuulma. Seepärast, et väikestel lastel ei ole eesõigust taevasse minemiseks, ilma Jeesuseta ei lähe ka nemad taevasse. Te samamoodi nagu meie vajate teiega Jeesust. Täpselt samamoodi. Seda ütles mulle mu ema. Tänu Jumalale, et me Karoliga olime seal ja kuulasime. Ja olime vait, kuigi sügelesime välja minema. Sügelesime. Liha sundis seal välja, aga ikkagi olime vait ja kuulasime. Nii. Okei. Et võib alustada. Kiitus Isa, me täname ja kiidame, issand, me võime olla issand sinu ees. Issand, me palume, issand, et sinu vaim liigus, issand, puuduta kõrvu, issand, puuduta südameid, issand. Ravi, issand, meid, paranda meid, issand. Me teame, et sa oled varsti tulemas, aga tuleb ka valge õbusel. Ka kurat tuleb kohale ja teeb suuri tunnustähti ja issand. Ja sina ütled, issand, meile, et valvake, saage täis püha vaimu, issand, me tahame saada sinu targaks sinu sõnas, ajalandliku meelega, issand, olla ja olla, issand, radikaalsed uskujad, issand, Jeesus. Palun kasvata meie usku ja issand, palun, et kõik, mida ma räägin, sinu vaimust, issand, võiks südamesse minna ja seal kasvatada seemet, issand, head seemet ja mis ei ole, sinu vaimust võib minna ja läheb ühes korras sisse teisest välja. Jeesus Kristus nimel. Aamen. Ma alustaksin siis sellega imega, seepärast ma lubasin issandale, lubadused tuleb täita, mis sa issanda käest oled, kui sa Jumal on midagi teinud. Et käisime reisil ja me väga hästi teame, et kes me seal käisime, et ma kaotasin ära kõrvaklapid, oli nii. Ja me keerasime seal selle pahupidi selle hotellitoa ja siis kõik asjad ja kotid pahupidi ja Pille pööras ja mina pöörasin ja mida ei olnud kõrvalapid ja siis isegi, ma olin niivõrd ära kurvastanud, et me jõudsime veel autoga jäime 10 minti hiljaks, aga tänu Jumalale me teist seda nagu ei pidanud maksma peale. Teist päeva, et tuldi meile vastu ja siis ma ütlesin, issand, sul pole mitte mingisugune imene kõrvalapid tagasi tuua, las inglid toovad tagasi, et küllalt on autovõtmed ja kõik asju tagasi toonud, et issand halasta, et las sinu inglid toovad tagasi, et mina usun ja ma ütlesin rahul paikselt, et see läheb imenimekirja, kui see tagasi tuleb, annan au issandale ja siis Pille nägi, et ma olen ikkagi, need ei olnud mingisugused odavad küll kõrvalapid päris kallid ja müra summutavad ja siis Pille ütles, et lase nendest kõrvalapidest lahti. Mul tuli kohe oma jutus meelde, et lahti laskmises on võit, vaata. Ja väga raske oli lasta, et seal proovisin seal saagida, et lahti ka kuidagi lasta ja siis lõpuks ütlesin, okei, kui on, siis las läheb, aga ikkagi ma usun, et issand võib ime teha. Ja siis sõitsime siia koju ja pakid autost välja ja ma tegin koti lahti ja kõrvalapid olid kotis. Nad olid tunnistajad, mis me olime seal ja ajasime kõrvalappe taga, terve auto tagupidi kõik asjad. Inglid tõiki klapid tagasi. Absoluutne ime. Ja ma pean sellest tunnistasin ja kiidetud olgu issandale sellise asja eest, et ta toob, kui sa usud seda, kõik on võimalik nendele, kes usuvad. Ma olen siin tunnistanud, et autovõitmed, vaata, olid katuse peal, kui Jumala vaim ütles, et palveta ühe naisterahva eest, palvetasin ja auto katuse peal oli, inglid tõid sinna katuse peal autovõitmed.
ja kui see mul vanem tütar ära kaotas BMW võtmed, siis palusin täpselt samamoodi, et issand, sinu inglid teavad täpselt, las toovad tagasi. Ja see oli Balti jaamas ja siis tema mees läks vaatama Balti jaama ja see oli, suunati ta silmad sinna kivi peale ja seal oli ühe suure kivi peal olid võtmed, et inglid tõid tagasi niimoodi. Nii et siin on erinevaid asju on inglid tagasi toonud, mis on ära ja kõrvalapid tegi tagasi. Kiidetud olgu issand selle eest. Ja siis ma küsisin Karoli käest luba tema tunnistust öelda ja venna käest ja vend ütles, et sa võid öelda seda. Et vennal oli selline tunnistus, et ta oli seljaga, ta just tegi mersuga, pani seal avariikse, jäi ka auto vahele. Ja siis esiiste ma näin ka, et nagu sai paugu seal ja ta sai seljale päris korraliku põrutuse. Ja ta oli selline valu peale, ta oigas täielikult öösel, nagu absoluutselt, ta ütles, et ta ei tundnud enam altpoolt seda, kannikat enam ei tundnud, altpoolt nagu alvatustunne oli mitte midagi ja täielikult seal üleni valudes ja siis tulid muidugi ka nõuandjad, et tuleb arstile näidata ja ta alguses süda nagu ütles, et ei hoovan ravi, aga siis lõpuks valu oli niivõrd messik on ja et läheb EMO-sse vaata ja läks sinna EMO-sse ja seal siis kirjutati mingi valu vaigisti välja ja ütles, et see tuleb sinna ID-kaardi peale ja ta läks ühe korra sinna seda valuvaigistit võtma ja läks apteeki. Apteek ütles, et valuvaigistit ei ole siin peal. Ja ta ütles, et kuule, et peab olema, et öeldi, et peab valuvaigistit olema. Ja ütles, et helistage arstile, siis helistas arstile sinna, et kus valuvaigistit on. Ütles, et sorry, et kohe tuleb peale, et mingi järgmine hommik on kohe peal. Ja läks järgmine hommik ja ei olnud ravimid peal. Ja siis see helistati siis uuesti sinna ja arstile ja öeldi, et esitage kaebus, miks ei ole. Ja siis nii kui ta seda ütles, siis äkki püha vaim ütles mul vennale. Ja ütles väga resoluutselt nagu pasun, ütles häälega, ma olen armuga tõe Jumal. Mina olen sinu ravija. Häälega ütles niimoodi. Võib-olla need inimesed, kes unustavad tablette seal, et manustage edasi, sest ma ei ole mingisugune vastane, aga kui sa tahad olla Jumala inimene, siis sul on üks arst. Ja oligi niimoodi, aga seda, et ta läks nagu seal ikkagi väga hullu valuga vaata Roomas sinna, siis samal öösel, kui magama jäi, külastas teda kurat. Ja lõi talle niimoodi sisse, horgiga täitsa, selgrool üli vahel, et oigas absoluutselt täielikult oigas ja siis rohkem ta ei mõtlenud mingi arsti peale, vaid ütles Jeesus. Ja juhtus niimoodi, et läbi selle valu ja pisarate jäi siis magama ja hommikul, kui siis natuke sai magada ka ja hommikul siis, kui üles ärkas, siis kuidagi ajas ennast seal voodis püsti, läks selle kepi najal, siis pani ühe kepi ära, siis teise kepi ära ja siis ütles oma naisele, et lähme ratastega sõitma. Ja panid 11 kilti rattasõitu ja valu kadunud. Vot. Ja see puudutas mind see nii väga, et vaata, kurat tuleb siin piinama, nagu sina oled Jumala sõdur kutsutud ikkagi mingi positsioonile on ju. Ja sul on lambad ja sa ise jutustad kantslist,
et Jeesus on ravija ja siis ise aga manustad igast tablette ja võtad teist alternatiivi, siis lühikese nimega oled sa siis variser. Silmakirjatse. Või siis ütled niimoodi, mul pole usku, aga tehke te nii. Vähemalt sa pead niimoodi siis ennast seal tunnistama. Aga need on rängad asjad. Aga Jumal nõuab meie käest usku ja me siseneme ju sellesse aega, kus kohas see 666 märk tuleb ja ega siis ei saa mitte keegi minna apteeki enam. Siis sa pead juba 3 tirka verd juba kuradile andma. Seepärast, et paraku apteegist tasuta sul rohtusi ei jagata. Et praegu, kui veel on aeg see usku üles ehitada ja paluda ja siis, et issand alastaks, et saaksime usku ja püha vaimu täis. Et meil ei ole siit maailmast mitte midagi võtta. Meid eraldatakse sellest maailmast täielikust ära. Eraldatakse selles alas. Ja siis, kui on viga, siis tuleb palvetada, Jumal teeb terveks. Keegi on haige kuskil, ma kuulsin, Marko on haige, pärast õhtut palvetame Marko eest. Ja palvetame üksteise eest, ette saaksite terveks, on kirjutatud ju. Ja palvetage üksteise eest, ei ole nüüd, et on üksteisel tabletti taskust, vaid on kirjutatud, et palvetage üksteise eest, ette saaksite terveks. Ja seal on muidugi ka tunnistage üksteisele patud üles. Üksteisele, mitte iseendale. Iseendale tunnistamine see ei ole. Üksteisele, see patt peab saama valgusest ta läheb väikseks. Nii siis ma olin seal ilma kõrvalapid, et olin seal lennukis. Tänu Jumalas kõik heaks kuulata, teha 4 tundi võib-olla see sõitis. Ja ma sain ilusti 4 tundi lugeda Pauluse kirju. Ja esimene kord, kui sinnapoole läksime sinna, siis ma vaatasin palveränduri teekonna. Ma vaatasin üliteravalt jälle, nagu kogu aeg üliteravalt vaatan, aga seal on nii tera täis. Palveränduri teekond, see väga soovitan kõigile, kellel ongi natukene 13 euri, 14 euri, mingi oska see raamat kindlasti ära. See on otsast lõpuni tera täis, sa oled nagu viljakuivatis, sa pead kopsikuga seal olema. Ja seal olid, ma kirjutasin üles need, kellega me peame läbi saama. Need on taevased neitsid, need on olendid, need on vaimolendid. Peame läbi saama. On armulikkus. Jätke meelde, lapsed, jätke meelde, armulikkus. Nii. Ettenägelikkus. See on profeteerimine, vaata, ettenägelikkus, vagadus ja valvsus. Taktitunne, armulikkus, ettenägelikkus, vagadus ja valvsus. Need olid taevased neitsid, kes riietasid palverändureid kilbiga, mõõgaga, kogu sõjavarustusega. Need panid, ennem oli muidugi usuproov, ka mul oli usuproov, kõigil on olnud usuproov, ja siis teid riietatakse väega kõrgelt. Ja te saate selle varustuse. Ja need, kes seda varustust sulle selga panevad, need on taktitunne, armulikkus, ettenägelikkus, vagadus ja valvsus. Kui sa oled uhke, siis ei ole sul mitte mingisugused riied seljas. Ja siis ilmuvad välja nende relvastatud, seal oli lootusrikas, seal oli ustav, ja kristlane. Muidugi lootusrikkal ei olnud enam relvi, sellepärast, et ta kaotas need tühisulaadel ära. Aga ustav ja nendel olid relvad, vaimsed relvad, ustav ja kristlane ja neid süüdistasid 2 elukat, kellega peab tegelema. Need on kindlasti erinevate kristlaste sees, on kadedus ja auahnus. Need 2 vaimu ründasid neid kristlast ja ustavat seal tühisulaadal.
Ja rünnak oli muidugi niimoodi, et küsiti ju see, et kui kaua te neid tunnete. Vähemalt 15 minti. Ühesõnaga, et 15 minuti jooksul oli asi selge, et neid tuleb hukata. Kadedus, näiteks kõige rängem asi, mis asi on, minust on täitsa nagu, minu aju seda ei võta. Et miks peab olema kade vaimu Anni peale? Kui kellelgi on kadedus vaimu Anni peale, siis tuleb minna Jumala ette küsida, miks see ei ole inimese and, see on vaimu and. Mitte iialgi ei tohi olla kellegi inimese peale vaimu Anni pärast kade. See vaimu Ann ju teenib sind. On ju? Näiteks Siiri, sul on, prohvetlik and on ju, ja mul on nii kade tead, et sul tead see on. Miks? Sa ju teenib mind sellega. Mina tahaksin, et kõikidel oleks püha vaimu and. See on püha vaimu oma. Ja sellega sa saad teenida mind ja kedagi teist ja kõiki. Need on teenimise annid. Nii et kadedus ja auahnus, nendest tuleb üli kaugele hoida. Ja siit maailmast, mida kindlasti ei saa, aga mida saab armu läbi on. Nad tühisuse laadal, vaata, läksid nagu tülli seal on. Rahu, armastust, kannatlikkust, rahulolu, rõõmu, isetust. See tähendab seda, et ei ole mina ise meelsust, vaat ei ole nõiduse pattu. Krooni, mis siial ei aihtu, ja need on saadaval kuninga armu läbi raskuste mäel. Selle kirjutasin ka siin üles. Kuninga armu läbi, Jeesuse Kristuse armu läbi, raskuste mäel. Mitte kuskil trilla-tralla, vaid raskuste mäel tulevad need rahu, armastus, kannatlikkus. Kannatlikkuse saad kindlasti, kui sa pannakse sind hästi välja kannatamatusse olukorda, siis seal voolitakse sinu kannatlikkust. Rahu sa saad siis, kui on absoluutselt täielikult rahutus südames valitseb. Läbi selle olukorra sa taotled endale rahu. Armastust, mis on agape, mis on teeniv armastus. Seda sa saad ainult sellega, et sul pannakse inimesi ette, kellele head teha. See ei ole niimoodi, et su kuskil puuritakse auksisse, kallatakse pähe. See on kõik nende olukordade ajal esile tulevad. Isetust, et ise meelsust ei ole, et ei ole seda oma mina. Seda sa saad armu läbi, kui sa lased ennast armu läbi risti peale ja seal Jeesusega koos lased ennast risti üle. Jälle sina pead tegema midagi. Sa pead oma vanast elust loobuma. Ja raskuste mäel, need ongi need raskused, olukorrad, mis tulevad ette. Ja kui ma juba rääkisin sellest siin ka lastele ka, et tuleks kuulda vaata, siis seal lennuki peal ma leidsin, ma teen tavaliselt vahepeal pilte, kui ma raamatut loen. Teen raamatust mingist, mis reemaks läheb, siis teen nagu pildi. Ja siis ma surfasin seal ja siis ma leidsin 2 pilti. Ma panin üles ka, aga ma loen ette seepärast, et ma arvan, et inimesed ei loe palju, ei jõua lugeda ja ei peagi lugema. See omal ajal lihtsalt üles pannakse, vaata ega seda asja. Nii, ja selle ma sain Yonki Cho raamatust. Ja siin on selline, mida me peaksime teadma, siuke reema, et sulle teadmise, et see vastutab täpselt sinu olukorrale, muutub logos reemaks. Nii, siin üldse räägitakse, kuidas logos reemaks saab. Ja nüüd see on väga, aitäh, et logos on see, mida me loeme piiblist. Iga päev loeme piiblit, kõik me loeme piiblit iga päev. Logos kuulub igale korealasele, eurooplasele, aafriklastele, ameeriklastele, kõigile kuulub logos. Logos on see, et sa loed piiblit. See on logos, see ei ole reema.
See tähendab põhimõtteliselt, kui mõned inimesed, mille pärast on hästi palju neid, kes ise tegevuses igal pool on ja teevad seal, tahavad midagi ise ära teha. Siis nad loevad logost. Logose järgi sa ei tohi mitte midagi teha. Sa loed seal, et minge välja näiteks. Ja siis sa lähedki välja õue. No mis sa see õuet lähed? Sa pead praegu sees kuulama. Näed, logos, see on antud kõigile, et oleks võimalik omandada teadmisi Jumalast. See, et me piiblit loeme lihtsalt logost, see on see, et me teaksime, kes on Jumal. Kui me hakkame vaatama, mis piiblis kirjutatud on, kes on Jumal, kuidas ta lõi maailma, sõna läbi. No me teame, kuidas ta tegi ja olukorrad, erinevad olukorrad, mis inimesed on pattu langel, mis on selle karistus. Me teame Jumalast, meil tuleb Jumala kartust tuleb meile peale. Me hakkame kartma, me saame aru, et ta on kardetav Jumal, sest tema toob õnne ja loob õnnetuse. Ja kuid reema ei ole antud igale ühele. Reema on antud konkreetsele isikule, kes ootab issandat ja püha vaim muudab logose reemaks. Ja siin on nüüd ka sellised asjad, et sa ei saa logost reemaks, kui sa näiteks magad koguduses. Äratus. Et seepärast, et inimene, kui räägib siin ees, siis ta räägib Jumala vaimu eel. Seepärast need, kes ees räägivad või jutlustavad, nad räägivad Jumala sõna. Ta ei saa seda logost su reemaks teha, seepärast, et tuleb, ma tean, et tuleb saatan ja paneb unemati peale. Kui sul pole aega issandat oodata, saad aru, ma olen ise ühe korra teinud siukse asja, et läksin kirikusse aastaid tagasi, no isegi 8 aastat tagasi, olin siukene noor roheline täitsa evaküps ja kuulasin jutlust ja virisesin seal. No. See jutus ei kõlba, et raiskasin päeva ära, miks ma üldse kirikust tulin, et see oleks pidanud vaatama, kes jutustab, et raiskasin seal nagu päeva ära, olin nagu seal vihane, et paneb seal lihast. Ja nii, kui ma seda välja oma ajudes mõtlesin, ütles ta plaksti sealt suust otse mulle. See oli reema. Vot, et selles mõttes ma ootasin issandat ja näed, me teame, et eesi kaudu võib rääkida, ühtsast puha kelle kaudu. Kui sa ei oota, siis ei saa. Siis see tuleb sul unemati peale ja värgid särgid. Ja siin ongi, kui sul pole aega issandat oodata, issand ei saa tulla ja muuta sinu südames elavaks sulle vajaliku kirja kohta. Ma ei usu, et jutustajad räägivad mingist, kuidas ma auto ostsin või ma ei tea, kus lilli kasvatasin või kuidas ma elevanti toitsin. Jutustajad räägivad ju Jumala sõna. Aga sul on vaja see reemaks saada. Sellepärast pead sa lihtsalt kõrvad lahti. Elame väga kiires ajastus, siit läheb edasi. Inimesed tulevad kirikusse, seal lahutatakse nende meelt, nad kuulevad ühe lühikese jutluse ja lahkuvad kohe, omamata võimalust oodata issandat. Neile antakse edasi logos, kuid seni, kuni see ei muutu reemaks, ei saa näha Jumala imetegusid ja hakkavad kahtlema tema väes. Vot, sa ei kannata ära oodata, sa ei saa seda, kui Jumal ühe ainsa sõna sul reemaks. Vot, ma saingi selle, mul sai vend samamoodi. Sai umbes samamoodi, sai reema. Neid reemasid on hästi palju. Kõigil peaksid olema. Inimesed peavad tulema püha kotta, kuulama tähelepanelikult jutlust ja ootama issandat. Kordan, inimesed peavad tulema püha kotta, kuulama tähelepanelikult jutlust ja ootama issandat. Kui nad ei tule palve vaimus kuulama jutlust ega oota issandat ega võta vastu reemad, siis ei omanda nad ka sellist usku, mida nad vajaksid oma probleemide lahendamisel. Siin on nüüd üks võti. Me teame, et Jonki Soel oli parasuuslik, seda isegi surnust äratas seal. Näed, et siis ei omanda nad sellist usku, mida nad vajaksid oma probleemide lahenduseks. Seda on see probleemid ei lahendu, jäävad ühesuguseks. Nende teadmised piiblist kasvavad, samuti kasvavad nende probleemid. Teadmised piiblist kasvavad, nad loevad selle logost ainult.
ja kuigi nad tulevad kirikusse, ei lahene miski. See võib mõni ütle, no ma käin kogu aeg kirikus, mitte midagi ei muutu. Sellepärast ei muutunud, et sa ei ootanud issandat. Sellepärast, et sa ei lasknud Jumalal kõnetada enda vaimu ja midagi elavaks teha, et sa saaksid sellest oma probleemist lahti. Nii hakkavad nad eemale jääma ja kaotavad usu. See on nüüd selline asi, kus kohas sa võid üldse Jumala sõnast ka eemale jääda ja kaotada usu. See hakkab lihtsalt kuskil magamisest pihta. Magad siin, magad seal, magan kolmandas kohas ja siis lõpuks see on jama, see jutlus ei tööta vaata. Tänapäeval kirikutes on sel kiire loomulisel ajastul veel teinegi alaline probleem ja nimelt see, et jutlustajad on mitmesugustel põhjustel ülekoormatud. Nad kuulutavad hulga tunde majapidamise finantsasjade eest hoolitsemisele, ehitus- ja abitöödega tegutsedes 100 erineval ajal. Vaata, see on nüüd see asi, mis on ka, pastor ei tohi kõigi asjadega tegeleda, et võiks teda aidata mõnel asjal. Meil on tänu Jumalale niimoodi, siin on kõik aitajad. Laupäevaks on nad nii väsinud, et nad vaevad suutelised leidma logost. Et mõned pastorid vaata ei leia isegi kirja kohta, millest kõneleda, seepärast nad on Egiptuses. See on Egiptuse vaim. Nad on nii väsinud, et neil pole aega oodata issandat. Vaata, kui töö võtab ära sul issanda ootamine. Ongi ma saan aru, mille pärast. Öösel mul võetakse uni ära. Päeval see pidin ringi. Loomulikult öösel võetakse ära. Antakse siis öösel tänu Jeesusele kirja koht või jutlus. Nad on nii väsinud, et neil pole aega oodata issandat. Pole aega, et muuta haljast rohkutu valgeks piimaks. Nad toituvad oma kogudusi lihtsalt rohuga, andmata isegi neile sõna piima. See on üks suur viga. Nii et siin on minul meeleparandust ja kõigil, kes nüüd kuulsid, kellel kõrvad olid kuulda, ma võin selle pärast üles panna. Siin on need terad on mulle ja kõigile, et on sellised asjad. Ma sain veel ühe nagu sealt pildi pealt, räägin sellega ära. Ühesõnaga siin tuleb nüüd teha nii, et lausa raputada vahepeal pead, nagu rooli taga magama jääd. Ja ajad üles. Ja väga hea, et kõrvad vähemalt lahti on. Ei, see ei ole ainult sulle, see on ühesõnaga siin, kui keegi magama jääb, sest et põhimõtteliselt vaata, kõik on vaata siia poole, aga kui pastor vahepeal silmad või jutlustaja tõmbab silmad üles, siis näeb, et jätkegi nurskama jääb. On ka sihukest asja, on nurskamist ka. Ja. See ei ole ainult, see on igal pool. See ei ole niimoodi, et see on mingid, ei tea, mis siin andsin. Seal on Toivo Teekli juures, kas te ikka olete elus, saab Paparum kogu aeg, kas te olete veel siin? Seal käib mingi tohutu uinumine. Seal on suurtes kogudustest on küllalt. Ma olen ise suures koguduses istunud inimese kõrval, kus kohas ma pidin müksama, seepärast, et ma ei saanud jutustel kuulata, seepärast inimene nurskas täie hooga. See ei ole niimoodi nagu isikuliselt. Siin, kui see Soi räägib, ta räägib kogu kogudusel. Me peame aru saama, see ei ole isikuline. See, kui keegi räägib, siis on, mida vaim ütleb kogudusteles. Ja. Sellega, aga sellega saab paluda. Ma lähen edasi, et pärast saab rääkida. Nii, ja siis ma lähen nüüd edasi selle jutlusega, mis nagu tuli mõtleb pähe, et elame lõpu ajal, kus on eksitusi tuleb. Me elame väga suures eksituste ajal. Me tahame ka, kui Jumal lubab, ja elame ja veel siin midagi lukku ei panda, siis me tahaksime minna sinna pärast Lehtmaade pühasi, vaata, sinna ühele konverentsile. See mees ka täna naine saatis, räägib selle mahti tulekust ja see 666 märk, see on praegu väga aktuaalne teema, et antikristusse valge hobusega on iga hetk tulemas eksitaja. Ja näed, elame lõpu ajal, eksituse tuleb nagu murdu. Siis antakse teid ahistusse, näed, ahistusse, mitte kuskile mingi rõõmurullidesse ei tea kuu kohta, ahistused.
teid tapetakse, seda ütleb Jeesus. Ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Nii et põhimõtteliselt Jeesuse nimi, Jeesus. Tead, kui mina ütlen ausalt öelda, kui igal pool, kus sa käid, mina ei räägi Jumal. Ma lähen Jeesus ja ma näen, kuidas lõikab inimestele sisse. Ära seda nimi ja maini. Kuule, Jeesuse nimes on vägi ja mainingi nii palju, kui veel mainida on. Seepärast, et on ainult üks nimi, Jeesus. Võt. Ja praegu ei ole veel pimeduse meelevalda, seepärast, et Jumal hoiab seda kinni. Aga ühel hetkel tuleb pimeduse meelevald. Täpselt nagu Jeesus ajal. Jeesus ütles, et nüüd on teie tund, ütles kuradile. Ennem ta ei saanud mitte midagi. Ta ei saanud ju tegelikult ju isegi ülevalt ütles, et ütles sellele Pilatusele. Sa ei saa mitte midagi teha, kui see ei ole antud sulle ülalt. Ja siis, kui oli aeg lubatud, siis öeldi, nüüd on teie tund, palun väga. Praegu ei ole veel pimeduse tund. Aga ilmutuse raamatus näeme, et tuleb selle tund. Aga meid hoitakse. Kui me oleme Jeesus Kristus, meid hoitakse selle viha eest. Pimeduse eest. Ja näed, siis tulevad palju valeprohveteid tõuseb. Neid tuleb väga palju. Need eksitavad paljusi ja ülekohus võtab võimust ja jahtub paljude armastus. Armastus hakkab jahtuma, enam ei tehta kellelegi head. Kõik hakkavad kuidagi vaatama ise. See vendade ühtlus on väga vajalik ja õdede ühtlus ja et me oleme kõik koos. Seepärast, et see on võti, see on võidmise võti, vendade ühtlus. See on võidmine, seepärast, et Aaron ja Abemees tilkub õlis on salmis. Ja see tuleb ülevalt tilgub just vendade osadusse, õdede osadusse. Vennad ja õed koos. See ei ole mingid eraldi, ei ole naist ega meest, kõik on koos, lambad on koos, ei ole seal, et eraldi, me oleme kõik koos. Eksitavad paljusi, ülekoos võtab võimust. Nii. Jahtub paljud armastus, aga kes peab vastu lõpuni? Meil peame lõpuni vastu pidama. See pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Nii et lõpp on tulemas. Ja siin tõutabki vaata, ja siis kui te näete pühakojas seisvad hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, siin kästakse öelda, et lugeja mõelgu selle poole. Kui me praegu vaatame natukenegi silmad lahti teeme, me ei saa vaata. Valeprohveteid neid tuntakse viljade järgi, mitte andide järgi. Viljade järgi saad valeprohvetit, mitte andide järgi. Ja kui sa tahad vaata olla mingisugune hüperarmuline või näiteks, et siin on näiteks kasvab puu, on ju, näiteks õunapuu. Ja siis, kui sa oled mingi hüperarmuni, siis ütled, et teise on pirnipuu. Sa hakkad seda, ma ütlen sulle, et see on õunapuu, et võta kas see maitse, et see on õun ju. Ei, see on pirn. Sa hakkad rääkima musta valgeks ja valge mustaks. Ei ole, me tegelikult peame andma selge hinnangu. Ja selle asja ma leidsin ka sealt ühest, ma ei tea, ma arvan, et see on David Wilkersoni raamat. Aga ma loen sellega ette. Et on olemas Kaini sümptom. Ja kuidas sünnivad vaimsed hulkurid. Ja ma loen selle ette. Nii nagu Kaini põllud jäid viljatuks, nii on ka haavatud kristlase süda kibedusest mürgitatud ja viljatu. Haavunud inimeste elus võib küll esineda imesi, profeteeringuid, tervenemisi ja tugevat jutlustamise andi, kuid need kõik on vaimuannid, mitte viljad. Vaata, vaimuannid, mitte viljad. Meie üle otsustatakse meie vilja, mitte andide järgi. Kui keegi teeb imetegusi ja suuri asju, just puhamise asja, need on vaimuannid. Kohtu otsus käib viljade järgi. Mis vilja me kasvatame? Saad aru, meie üle ei mõisteta kohut selle üle, mis and meil on. Mul on tervendamise and. Ei, see ei ole üldse sinu and, see on püha vaimu and. Vili, mida sa kasvatad? Kibedust, kadedust, lahkmeed, peksmist, raevu.
selle asja, sellega lähed sa põrgusse, andide pärast sa ei lähene enam nii püha vaimu anni. Me peame aru saama, et ma arvan, et tänase jutuse põhjal enam keegi ei ole kade kellegi anni peale. See ei ole sinu oma ja see ei ole minu oma. See, et ma praegu jutustan, võib Pille käest küsida, ma oskasin ainult ropendada. See on püha vaimu and. See on püha vaimu and, see pole minu oma. Püha vaim ise räägib siin oma enda sõna ja teeb ka mind targaks. Ja vili on see, mille eest minul otsustatakse. Millist vilja ma kannan, kas ma olen ülekohtune või olen ma mingi mässaja või midagi, nagu seal on need lihateod. Näed, vaimu andi, mitte vilja. Meie üle otsustatakse meie vilja, mitte andide järgi. And on antud, vili tuleb kasvatada. Ja see vili on ka selline, mis kasvatatakse. Nagu me teame, paneme kevadel kartuli mulda. Võib-olla on mõnel nii usk, et homme võtab kohe kartuli, on kohe kartulid all. Võib-olla usk on nii põhjas. Aga tegelikult ikkagi võtame ju sügisel ülesse. Kuidas seal filmis oli see usk nagu kartulid? No ikkagi sügisel võttis, aga võttis. Ja me peamegi võtma nagu sügisel nagu vilja. Ja näe, pane tähele, et Jumal ütles Kaini muutuvat hulkuriks ja põgenikuks. Meie koguduses on täna päeval rohkesti vaimseid hulkureid ja põgenikke. Nende laulu, jutlustamist, profeteerimist või muud andi ei võetud nende eelmises koguduses vastu ja nad lahkusid. Nad jooksevad sihitult ringi, kandes oma südames haavumist ning otsides täiuslikku kogudus, mis tunnustaks nende andi. Sa vaata, siin on kuidagi viga. Nad on selle pühavaimu anni endale deklareerinud. See on minu and. Ei ole see mingisugune sinu and ega minu and. Kui kellelgi on tervendus ainult tänu Jumalale, keegi saab hambad uued suhu. Palju meil hambutuid on siin? Mina olen üks ainult. Tänu Jeesusele paar hammast õde pani seal suhu. Aga meil on hambaid vaja. Kuigi meil praegu oleks kellegi tervendus ainult, see ei ole sinu oma, see on pühavaimu oma, siis me oleme järjekorras, oleme kindel või? Oleme järjekorras selle inimese juures, et kuule, ma tahan ka. See on pühavaimu and, see ei ole. Nemad, on selle tituleerinud enda anniks, Nad jooksevad siitud ringi, kandes oma südames haavumist, otsides täiuslikku kogudus, mis tunnustaks nende andi ja parandaks nende haavad. Nad tunnevad end kui läbi pekstud ja taga kiusatud. Nad tunnevad end süüdistaja Jeremiadena, on ainult nemad ja Jumal. Kõik ülejäänud tahavad neid ainult hävitada. Nad muutuvad õpetamatuseks. Vaata, see võib olla niimoodi, enam sa ei suuda inimest õpetada. Sa loobud, sa vaatad, mitte midagi ei võtta enam kuulda. Õpetamatudeks muutuvad. Läheb proovib midagi targutada, õpetust anda, ei võta vastu enam. Neis areneb välja tagakiusukompleks. Võta, kui nüüd sinnamaani jõuame, tagakiusukompleks areneb välja, siis inimene on juba absoluutselt täielikult metsas omad. Kõik on minu vastu, ütlevad nad. Nad lohutavad end teadmisega, et nad on lihtsalt ühed taga kiusatud pühad ja Jumala prohvetid. Ma olen kuulnud siukseid jutte ja need rändavad igal pool ringi. Ja taga kiusatud pühad ja Jumala prohvetid. Nad kahtlustavad kõiki, siis hakkab kahtlused pihta. See igat asja kahtlustatakse. Kahtlustavad kõiki, sama juhtus ka Kainiga ja vaata, mis Kain ütles. Ma pean maa peal olema hulkur ja põgenik, iga üks, kes mind leiab, tapab mu. Selline mentaliteet tuleb nendel välja lõpuks. Kainil oli samasugune tagakiusu kompleks. Kõik tahavad teda tappa. Sama on ka nüüd sel ajal. Haavatud inimesed usuvad, et kõik on nende vastu. Ei ole kõige vastu. Tegelikult inimesed tahavad ise parandada, paremaks vaata muutuda. Ja sa tahad, et su vend ja õde ka paremaks saaks. Sa tahad ju minna ju, tegelikult kui vaadata seda kirja kohta, mis Jumal ütleb. Te kõik olete üks. On kirjutatud Johannese evangeeliumis. Üks kõigi eest on seal, Tatar Jan praktiliselt.
seal on kirjutatud, et üks olete. Kui Jumal praegu näeb seda kogudust, siis ta näeb seda ühene. Ja kui üks on seal mingi kibedust täis, siis on kõigil halb olla. Kõigil on halb olla. See vaevab, eriti vaevab neid inimesi, kes peavad olema ülevaatajad. Te ei kujuta ette, see on vaev. See on nagu Paulus ütles, et see sünnitusvalu. Ma olen lapse vaevas teie pärast. Sükene vastik vaev tuleb, sükene sisse kõhus. Ma tean, mida ma räägin ja ma tean, mida see Paulus selle all mõtles. See on vaevamine, sa ägad seal palves, et issand alasta, heida armu. Jah, see on sükene ägamine. Kõik need on nende vastu. Niisuguse suhtumise korral on väga raske näha elus alasi, mis vajaksid muutust. Nad muutuvad pimedaks. Enam nad ei näe enda patte, mitte midagi ei näe, nad näevad, et kõik on õige. Ma olen nii õige, ma olen nii õige, siis korrutavad endale ja nad enam enda patte ei näe, nad tulevad isegi palvetama. Saad aru, ette. Seepärast nad kõik on korras. Nad enam oma elus ei näe alasi, mis vajaksid tegelikult muutumist. Nad eraldavad end teistest ja peavad end ülal viisil, mis kutsub esile üha uusi probleeme. See on kindlasti Wilkersoni raamatust, sest ma olen kindlasti, me pidime need Markoga kõik ette lugema, seepärast, et need on need asjad, mis tänapäeval tuleb rääkida, et saada targaks. Et seepärast, et tänapäeval enam sükest nagu rasket ja korralikku toitu enam ei saagi eriti. Siin ongi sapa vaarab ja siin tänu Jumalale Toivo Teekliest on ja siin, kes ikkagi räägivad ilma kompromissideta, ilma igasuguse kompromissideta. Ma kavatsen ka ilma kompromissidest rääkida, seepärast ma olen nendega ühel meelel, nende inimestega, kes räägivad asjadest nii nagu on. Nii, ja siis ongi, vaata, meil tuleb vaadata pühakojas hävituse koletist. Hävituse koletis ongi juba pühakojas. On praostid, preestrid, kõik asjad sealt Rootsist hakkas pihta lesbi, kus ta on pühakojas. On. Kes ta on? Hävituse koletis on. Mis teeb lesbi seal kiriku peana? Siis on lilla kirikud, siis on jooga kirikud, me elame absoluutselt sellel ajal. Jooga, kõik asjad, kristlik jooga, iga asjal peaks kristlik patt varsti tuleb. Kristlikud pattu teed. Et igal asjal pannakse kristlik ette ja see ongi täielikult, me näeme, et pühakojas on sees hävituse koletis. Ja neid tuntakse viljade järgi. Ka Johannes 1:4 ütleb, armsad, ärge usaldage igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohvetid on läinud välja maailma. Ja Peetrus 2 Peetrus 2 ütleb, aga rahva seas oli ka valeprohvetid, nõnda nagu teiegi sekka tulevad valeõpetajaid, nad on valeõpetajad. Vaata, siin on öeldud, kui keegi on valeõpetaja, siis on ta valeõpetaja, me peame vilja andma, me ei saa öelda valeõpetajale, et sa oled õige õpetaja. Ta on valeõpetaja, see on valeõpetaja. Kes vargsi toovad sisse hukutavaid, nad hakkavad hukutavaid õpetusi tooma. Et põhimõtteliselt on kõik on niimoodi korras, aga tegelikult see on hukutavad eksiõpetuse ja salgavad lõpuks ära issanda, kes nad vabaks võstis. Aga nad tõmbavad enese peale äkilise hukatuse. See tuleb äkiline hukatus, et äkiliselt tuleb Jeesus ootamatult ja ta ei jäta ei juurtega otsa, nagu Malakagi ütleb. Vaata, päev tuleb ahi, nagu ülbed ja kõik, kes patu teevad, on nagu kõrred. See päev tuleb, põletab nad ära, väged issand ei jäta selle juurtega oksa. Juureni põletatakse ära. Et kui sellega ei tegeleta, meil on praegu armuaeg, meil on vaja tegeleda täiustage oma pühadust. Kõikidest asjadest need lihategude nimekiri tuleb ette võtta ja lugeda, issand, äkki ma olen juba pime. Ütledki niimoodi ja loed sealt lahkmeeled, asjad, lõhenemised. Kas ma olen lahkmeelt midagi teinud?
ei ole. Issand, uuri läbi mu süda. Lähed Jumala juurde, äkki oled, seepärast äkki oled juba pimedaks jäänud, et me lugesime, pimedaks võib jääda, patt pimestab. Kui keegi ütleb, kuidas ta saab pimestada, siis tuleb lugeda Taavetit, kuningas Taavetit. Täitsa pime nagu mutt. Jah? Üleval vaatas korraks naist ja siis oli nii pime, et arvas, et Jumal enam ei näe mitte midagi. Ta arvas, et Jumal jäi pimedaks. Tegelikult jäi ta ise pimedaks. Hakkas otsima igasuguseid asju, et küll Jumal hea, matame kinni, joodame kuti täis, kõik asjad värgid, saadame sinna ja ütleme, et sai lapse hoopis sellega ja veeretame ära kaelast ja Jumal on ta kõrval. Vaata niimoodi, käib kõrval tal. Et me peame aru saama, et Jumal ei jää pimedaks, meie võime paduga pimedaks jääda. Ja lootus on ainult nendel, kes värisevad Jumala sõna ees. Meil tuleb tegelikult väriseda Jumala sõna ees. Kartuse ja värinaga. Natukene, vaata, tuleb lugeda Vana Testamendi. Jumal ütleb, ma olen eile, täna ja igavesti samasugune. Ta armastab meid. Ei armasta ühesuguselt. Jeesus ütles ka samamoodi, näiteks see tähendab, Johannes ütles, et see, keda Jeesus armastas. Jünger, keda Jeesus armastas, kirjutas Johannes, vaata. Keda Jeesus armastas. Tema on ainukene, kes ei maksnud hinda, et sai ja Peetrus ütles, mis sellest saab, mis sellest jüngrist saab, mis Jeesus ütles, mis see sinu asi on, sina järgi mind. Et siin on tegelikult erinevad alad, kui vaatad neid inimesi, kellele antakse palju, siis nendelt nõutakse veel rohkem. Lugege neid äratusjuhte, millises metsikustest piinadest on läbi läinud. Ja kõigil on erinev minevik, erinev olevik, erinev tulevik. Jeesus armastab muidugi nagu lapsi. Ta armastab tegelikult sõnakuulelikke. Ta ütles ju Uues Testamendis on öeldud, Jakobit ma armastasin, Eesavit ma vihkasin. Nägid? Ei ole ühesugune. Eesav, kes annab ära toidu eest, ta ütleb, vihkan. Ja meil on siin varsti supi kausi eest ära andmine, kui on see inimesed, kes raha peale loodavad. Kui see 6 märk oled, see on täpselt see Eesavi ajastu. Ja siis Jumal ütleb seda, ma vihkan. Et sõna ees, jah. Lootus on neil, kes värisevad Jumala sõna ees, mis ei ole hinge himude mettmoka peale andmine, vaid 2-teraine mõõk, sõna, mis opereerib südant, kus peab lähtuma elut. Jumal ütleb ka, et hoiaga oma südant rohkem kui midagi muud, seepärast sellest lähtub elu. Jumala sõna on antud meil opereerimiseks. Ta peab meie sees kogu aeg tegema lõikeid, erinevaid lõikeid. Kuidas see lõige välja näeb, Jeesus ütles seda. Te olete, mina olen viinapuu, teete oksad. Plõks, kuivand oks ära, siit ära. Need kuivanda oksad ära, et kasvaks rohkem, paremini vilja tuleks. Vilja, mitte andi, seal on kirjutatud vilja. Ja siis mõnele pannakse sõnnikud. Kes on sõnnik? Saatan läkitatakse peale. Vaatame, kas tuleb. Paulus andis teatavasti seal ühed saatana kätte, et nad selle Jumala häbistamise ära lõpetaksid. Ja vaata Malakia 3 ütleb 16 ka, siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat. Kui me kardame Issandat, et ta on auline, ta on universumi Jumal. Tema, kes oma poegagi ei säästnud. Jumal lasi nuhelda oma poega, see on metsik. Siis Issand pani tähele ning kuulis, rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat. Kui me räägime isekeskis, me kardame Issandat, me tõesti kardame, et ei mängi, siis pannakse tähele ja kirjutatakse mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat. Meil on mälestusraamat, hakatakse kirjutama siis, kui me kardame Issandat. Nendele kirjutatakse mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime. Kui me kardame Issandat, oma taevast isa ja austame Jeesuse nime, siis meie kirjutatakse mälestusraamat üles taevasse.
ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede issand. Jumala kartus number 1 ja Jeesuse Kristuse nime austamine. Ja ta ütleb, näed, issand, ja nad on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Selliseid inimesi hoiab Jumal, kes kardavad Jumalat ja austavad Jeesuse Kristuse nime. Ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline omal pojale, kes teda teenib. Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes ei teeni. Ja igal pool maailmas tiirleb praegu sõna. Et ma olen erinevates jutlustes kuulnud praegu seda sõna, mis on Jeremia 4:8-10. Neetud olgu, kes issanda tööd teeb loiult ja neetud olgu, kes hoiab oma mõõga verest eemal. Selline sõna on praegu igal pool, kus sa kuuled, siis nad mainivad seda sõna. Jumal tahab selle sõnaga midagi öelda. Aga seda meie uuemates tõlgetes on seda sõna moonutatud. Meil on moonutatud seda ja selle saatis mulle vend Marek vanast sellest piiblist. Alati tasub vaadata ja hoopis teinud ära. Siin on lõpuaja tõlge, teavad seal tõlke väikseid vigu, aga tegelikult muutub ka kogu sõnastus. Ja sellepärast, et meid on eksitatud nende asjadega, et me ei saaks aru, et mida lõpuajal kurat kavatseb. Ta moonutab ennast valguse inglist, teenrid õiguste teenisteks, vaata on kirjutatud, et ta moondab ennast valguse ingliks ja tema teenrid õiguse teenriteks. Ühesõnaga, saatan tuleb selle pea kohta, siis lastes ja õiguse teenrid ka, nad nagu räägivad õiget asja, tegelikult ajavad valet asja. Ja vanas kirjas on niimoodi, kes oma neetud olgu, kes oma tööd teeb loiult, selle asemel on kirjutatud, kes teeb kavalasti, kes teeb salajasti, kes teeb petvalt, kes teeb manipuleerivalt, kes teeb nõiduslikult. See vaata hoopis teine ära. Inglise keeles on lausa kes nõiuvad kantslis, kes räägivad seda roosamalla nõidust. See on tegelikult Jumala sõna moonutamine. Me teame seda, et kes Jumala sõna moonutas, on kes kurat. Kus ta moonutas? Eedeni aias. Vaat, ja siis sa saad aru, sellest kirjast hakkad aru saama, mis Jeremia 4:8-10 ütles. Saad aru, et lõpuajal tulevad inimesed, kes nõiuvad Jumala sõnaga. Moonutavad niimoodi ära, manipuleerivad sellega, kõik on korras, nad ei näita sulle pattu, nad ei näita sulle enam su pattu, ärme patust räägi. Jumala sõna moonutamine hingelikkuse, teemulikkuse kasuks on nõiduse patt, sõna kuulmatus, evangeelium, mida kuulutatakse, peab olema, pattude tunnistamine, et patt oleks valguse käes, andeks palumine, loen uuesti, pattude tunnistamine, et patt oleks valguse käes. Andeks palumine, sa pead paluma andeks, et sa tegid pattu. Andeks palumine, andeks andmine, risti alla viimine, armu vastu võtmine ja meeleparanduse viljade kandmine. Selline on tegelikult evangeelium, peab olema selline, mida tegelikult räägitakse, mida peab rääkima, millest rääkis Jeesus, millest rääkis Paulus, millest Peetrus. See on evangeelium. Kui need asjad puuduvad, siis on juba moonutatud tõde, illustreeritud, manipuleeritud ja lõpuks lähed sa kohtu ette ja siis hakkad süüdistama seal, aga pastor õpetas. Ei, sa pead ise võtma piibli lahti ja vaatama. Vana loomuse risti löömine koos Kristusega ja uues loomuses elamine vaimus ja tões. Et kogu meie olemus on pidev kasv Kristuse meelsusesse, millel ka on pidevad meeleparanduse viljad. Vaat need on nüüd viljad. Seepärast, et ütleb, et kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju. Ärge aga kenestes ütleme, et meie isa oli Abraham. Mina olen usklik, mina olen Jumala laps.
kui meeleparanduse vilja ei ole, kui ei ole seda vilja sees, et mis sa ennem olid selline, et rängemad asjad, ennem ropendasid ja ikka ropendad, siis see vili on see, et sa oled ropp. Sa ei ole meelt parandanud. Või siis varastasid ja ikka varastad ja ennem olid sa lihtsalt varas, siis oled püha varas, paned pühaga ette. Kristlik varas, jah. Et see, näete seda, et meil kästakse seda vilja ja see viljast tuntakse puud. Inimesed, kes ei tunne veel issandat, peavad nägema, et meie oleme Kristuse kiri. Seal on kirjutatud. Jumala töö meis selgesti loetav, mitte hägune kiri. Seal on kirjutatud, et kui keegi on Kristus, siis viljad näevad, kuule, see on Kristuses. Vaata, see kuidagi viljad on, see õitseb seal. See on 2. Korintuse 3. Ei, teie ise olete meie kiri kirjutatud meie südamesse igale inimesele mõistetav ja loetav. Igale inimesele mõistetav ja loetav. On ilmne, et te olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga, mitte kivilaudadele, vaid lihaste südamelaudadele. 2. Korintuse 2. 3, 2 ja 3. Sa näed, seda sa ei saa öelda ise endale. Mina olen Kristuse kiri. Ei ole. Väljaspoolt peavad inimesed hindama sinu viljade järgi, kas sa oled kiri või ei ole. Kui sa oled Kristuse kiri südamelaudade peal, siis sa räägid Jumala asjadest. Sa räägid ainult Jumala asjadest. Sa ei jää sealt mingit tühja jutust. Tahad lihtsalt rääkida, see seest tuleb sul voolab. Ja palveränduri teekonnas vaata näeme, et pidevalt hoiatati, ära kaldu paremale ega vasakule. Tõest võib kalduda hingeliku teoloogiasse, kus hing saab kõik, mis ta tahab. Ütle endale kohe, mida sa suust välja ütled, seda sa saad. Ma olen täitsa kindel, kui ma ütlen endale, et ma saan jahi. Ma võin tead surmani öelda, ma ei saa mingit ühtegi jahti. See, et tegelikult ma ei saa oma suuvilja järgi, ei saa ju. Ma saan tegelikult selle järgi, mis on Jumala sõnas kirjas, läbi reemade ja asjade, kui on mingi asi on reemaks tehtud. Kohe saad suul järgi. Kuid Jumala sõna räägib midagi muud. Ja needused lähevad kohe, siis kuradile annad kohe ja see hakkab pihta. Aga kui sa ütled niimoodi, et ma saan, ma võin garaasis olla, ma muutun autoks, ma ei muutu autoks. Et me ikkagi niimoodi oleme need natukene mõistusega, et kõike, mida me seal räägime endale, ma olen rikas. No nii kui õpetuseks praegu, kui olen rikas, mul on kõik olemas. Sa võid ennast, see, et sa rikkaks tahad saada või tahad sa rikas olla, siis on seal ju näidatud, mida sa pead tegema. Seal on teod ja siis võivad hakata sul tulema need rikkust. Et seal on vaata, et varesti aru ei saaks keegi. Ma räägin paremale ja vasakule kaldumisest. See läheb nagu üle ära, natukene on siiamaani on õige ja siis läheb kraavi. Et ära kaldu paremale ka vasakule. Kui ta näed palveränduri teekonnas, siis ta läks korraks üle müüri. Ei, siit läheb täpselt, me lähme jutti pidi. Läksid üle selle ääre ja plaksti hiiglase kummikusse. Seepärast seal orus pööras tee ära. Et see ongi, kui sa natuke lähed kaugemale, siis sa leiad ennast pärast kraavist. See võid tõest ära kalduda hingeliku dialoogiasse, kus hing saab kõik, on ju, ütle endale. Ja kui Jumala sõna räägib midagi muud, et ei saa kõike, mida te ütlete, aga aru annate küll igast sõnast. Vot seda me anname küll. Iga meie sõna uuritakse läbi tõe alusel, tõe põhjal. Kui leitakse sõna moonutus, öeldakse kohe stopp. Et see on vale ja moonutanud. Vihjed on Anna Raunte raamatust, see on praegu müügist otsas. Ma loodan, et mul on see alles. Kui ma kellegi üle pannud. Anna Raunte raamatust oli see, kui ta taevast läksite niimoodi. Et seal katsutakse niimoodi läbi ja öeldakse stopp, kui on mööda pandud. Ja see taevas ja põrgu kogumis Mary Baxteri raamatus samamoodi, terve kogudus tõus ülesse. Jumala sõna valgel võetakse su tühjad jutud kõik kätte, mida sa rääkinud oled.
ja mida sa oled ka. Sellepärast me palvetame ka siin tühjasi sõnusi pärast, meil võivad neid me võime kuidagi tulla, üle huule võib tulla. Targem on kõik panna risti alla. Ja hingelikud kristlased, neile ei meeldi, kui patust räägitakse. Kui tuuakse piiblist välja kõik patud, mis Jumalale ei meeldi. Hingelikud tahavad, et neid mõistetakse, et nende olukord on teissugune, nad on erandid, kuid Jumala sõnal on vaid üks mõõdupuu, mille alla peavad kõik ära mahtuma. See on ülevalt sündimine ja täidetud õliga, nii et kanistrid peavad kõli täis olema. Meie üle otsustatakse mitte andidega, vaid vilja järgi. Lihalike loomuse vili on kõigile nähtav ja kes on paadunud, see ei näe enam ennast ega ka oma vilju. Ja siin on ka lihalikud loomuse teod, hingelikud teod on hoorus, rüvedus, kõlvatus. Hooruse alla käib Jumala vaim, räägib alati hoorust maailmaga, maailmameelsus, kui sa oled maailmameelne. Hoorus, rüvedus ja siis muidugi ka suhetes. Ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiibus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahnemised, kadetsemine. Kadedus on seal sees, purjutamised, prassimised. Ja muu sarnane, millest ma teid hoiatan ja varemgi olen hoiatanud, Paulus pidi pidevalt hoiatama, varemgi olen, ühte ja sama seltskonda kogu aeg. Ma varemi hoiatasin teid, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Sellest tegelikult tuleks seina peale üks pilt peal teha, et nagu meil siin on Jumala sõna. Sealt saab vahepeal lugeda, kus äkki oled hiiglase kummikusse läinud. Mina loen ka neid kogu aeg ette, et issand uuri mind, vaatan, kas on midagi siit jälle libisenud kuskile ja siis tulen kohe siin vendadega kohe palvetama. Ei lähe üksinda kodus palvetama, 2-3 tunnistajat ja palveta kohe minema kaelast. Ja need on ilmsed, need näevad kõrvalised inimesed ja neid ei saa eirata. Need teised inimesed näevad, et see vili on mõru. Ka mind on tabatud viljalt, mul oli väga häbi. Kui mul vanema tütre mees seal ärritusega tabas mind ära. Miks ärritud? Ja kui mul oli nii häbi, olin juba seal ärritunud. Täitsa häbi oli, ma sain täitsa, olengi tead. Vahele jäi eluks. Siis tulin kohe palvetama. Ja me vahepeal ise ei saagi aru, kui me oleme juba langenud mingisuguse liha asjal lõksu. Ei tasu enda sisse ära matta. Otsi 2-3 tunnistajat, palu kohe andeks ja ülesse. Seda ei tasu järgmisesse päeva viia. Viha näiteks ei tohi üldse viia järgmisesse päeva. Sa pead kohe ütlema, et kui keegi vihastab, siis päike ei tohi loojuda. Seda aru. Siis sa viid juba seda sisse ja niimoodi see kibedus kasvab. Ja jätad 2 päeva, 3 päeva, 4 päeva, siis on nõges püsti. Ja kui inimene on evangelist ja näiteks kui kurja südamega nõuab oma rahasi, et sa oled mulle võlgu ja nii edasi, siis meie asi on seda näha ja anda sellele õige hinnang. Et see on liha, vili ja põrgutee. Kui keegi on selline kristlane, ma ei tea, kuidas üldse sükesed evangeliseerida saavad, aga evangeliseerivad. Üleni kurjad ja muud kui evangeliseerivad. Tead, kui see vili seal näha on, ta teeb häbi Kristusele. Ei tohi üldse evangeliseerida, tuleb maha võtta sükesed inimesed. Ja vili on kuri. Täitsa raha vili ja mammona vili on sees. Mina küll sükse käest ei tahaks ühtegi tõe tera seal ei ammustama, ei hakka. Jumal neab ära inimesed, kes vaikivad ja teevad kompromisse, kes näevad halba vilja ega julge välja öelda ega mõelda, vaid jäävad erapoolikuks ja siis, kui valguse ingel jutustab kantslis. Valguse ingel jutustab kantslis, räägib oma moka peale seal. Ja Jumal neab ära, saate aru. Jumal ise neab ära. Me tunneme puud viljade järgi, mitte andide järgi. Ja see and ei ole meie oma. Eesel räägib, kui and antakse rääkida, ka eesel räägib.
ja palveränduri teekonnas olukord, kus kristlane paljastas oma niinimetatud jutlustaja ja prohveti. Kui keegi on lugenud seda raamatut, see filmis ei ole, siis kelle vili oli tohutu mõru, kõik mõtlesid, et see on kristlane, tema on õige mees, kui temal tuleb õige jutlus, vot see on võitud. Ja siis kristlane ütles, kuule inimene, see on petetud, see mees on libekeel. Vot, libekeel öeldi, libedalt keelest ja räägivad Jumala sõna nii libedalt. Ja see ei tituleeritud seal taga rääkimiseks, vaid tõe ja olukorra ja kurja paljastamisena. Seal samas raamatus, palveränduri teekond, kristlase osa. Vale, näed, ja see ongi vale tunnistaja hukub, aga mees, kes on midagi kuulnud, võib alati rääkida. Siis, kui sa kuskil näed mingisugust jama asja, sa hoiatad kedagi, et ära sinna mine. Tead, et kui uskmatuga koos ikka käid, siis oled vast ise uskmatu. Kui sa käid usklikuga koos, siis oled vast ise nii usklik, et usud kõike. See seltskond, halb seltskond rikub ära kõik asjad. Et sellepärast on head seltskonnad, sellest tuleb ka midagi head. Ja kui sa nüüd midagi oled kuulnud, et ära sinna mine, näiteks ära sinna mine, seal on sellised halvad väljad, sa hoiatad kedagi, sa päästad inimese põrgu õpetusest võib-olla. Sest tänapäeval on väga raske leida üldse head ja korralikku õpetust, mis peab kogu aeg vaatama. Kui keegi räägib kellegi kohta valet, siis on see tagarääkimine. Tagarääkimine on siis, kui sa kellegi sellest räägid valet, see on tagarääkimine. Me ei mõista hukka, vaid anname olukorrale õige nime, sest meil on Kristuse võitud meel. Me ei ütle vargal, et ta pole kunagi varastanud, ega prostituurile, et ta pole kunagi kellegiga maganud. Me juhime nad risti alla ja ütleme, ära tee enam pattu, et sul juhtuks midagi hullemat. See on evangeelium. Loeme seda, mis Jeesus ütles. On nii? Ta ei ütle, et ei, tema ei ole, ei hakanud õigustama seda naist seal. Ja tõmme, vaata, keegi ei saa isa juurde tulla, kui isa ei tõmba. Isa käest on tõmme. Siis tuleb patu tuvastus, siis tuleb patu kahetsus. Ja meie osa on pühavaimu anniga, abiga on meie osa. Patust puhastus ja patus puhastus on Jeesuse vere osa. Ja arm elada edaspidi ilma patuta on pühavaimu osa. See on ka arm, et me saaksime ilma patuta elada. Seda me peame ka paluma. Issand, anna mulle armu elada ilma patuta. Seda me ei saa ise. Sellepärast, et kui sa ise saad, siis ise. See ise peab ju surnud olema. Patu tuvastus, patu kahetsus. See on meie osa, pühavaimu abiga. Patust puhastus on Jeesuse vere osa. Arm elada edaspidi ilma patuta on pühavaimu osa. Nii, ja see Jesaja 5.20 on see, millest me ennem rääkisin. On see häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks. Vaata, kes hakkavad rääkima midagi, mis on hea ja räägivad selle kurjaks ja see, mis on kuri, räägivad heaks. Häda tähendab, ole neetud. Jumal neab ära need rahvad, need, kes ei anna õigeid hinnangud asjale. Kui vili on mõru, siis tunnistada see mõruks. Kui vili on hea, siis tunnistada heaks. Puud tuntakse viljadest. Kes teevad valguse pimeduseks ja kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks. Vot. Kui sa näed, et asi on ülikibe ja siis ütled, ei ole kibe, siis lugege seda kirja Jesaja 5.20. Me peame asjadele õiged hinnangud andma. Jumalale meeldib tõde. Vaata, kui sa annad õige hinnangu, siis on see tõde. Häda neile, kes on ise enese silmist targad ja ise enese meelest alukad. Need on ka neetud. Mina olen tark. Me ei ole see mitte keegi tark, kui Jumal meil tarkust ei anna, sellest tarkuse vaim on Jumala vaim. Me ei ole siin ise mitte mingisugused targad siin. Need neatakse ära, kes pööravad evangeeliumi pahupidi, käsu meelsuseks või Jumala armu kõlvatuseks, see on ka uuesti testamendis kirjutanud, et nad pööravad Jumala armu kõlvatuseks.
Issand armastab inimest, et Issand armastab inimest koos pattudega ja muutumatu südamega. Kristlane, kes pidevalt tahab saada puhtamaks, neile ei tee sellised jutlused haiget. Nad otsivad pühadust, et meeldida oma Jumalale. Neid haiget ei tee. Sa otsid pühadust, et sa tahad meeldida oma Jumalale. Nagu seal kirjutatud ka on. Korintuse seal. Paulus kirjutab seal ühes kirjas. Ja nad täiustavad ennast pidevalt Jumala kartuses. See on pidev täiustamine kogu aeg. Saada pühamaks. Siis on rõõm ja rahu on sul sees ja see on hoopis teistsugune tera. Hingelikud aga otsivad enese tunnustust. Tehke me enesele nimi. Vaata, seal ongi, kui sa oled hingelik kristlane, sa tahad enesele nime teha. Sa tahad keegi olla. Auahnus oled see lõpuks ja siis oled see kadedus. Oledki põhimõtteliselt vaenlane. Hingelikud, tehkem enestele nimi. Kus siis oli Paabri torn? Nad otsivad inimesi, nad väga tahavad midagi ära teha. Ja nad ei kannata ootamist, nagu seal kirjas on, nad ei kannata ootamist, nad ei oota Issandat. Tegelikult tuleb oodata Issandat. Ja nagu me seal paastust tulime. 2 tundi käskis pühavaim oodata Issandat, põlvili. Siis ma kratsisin juba seal kukalt juba autos. Kõik kratsisime, ma arvan, 2 tundi põlvili, ootad Issandat. Pühavaim käskis oodata. Ja ta tegi seda, jõutaski. Ja me teame, mis tulemus tuli. Kuigi Issanda ootamine on meile uus jõud ja ramm. See kurat tahab, et sa ei oota Issandat. Aga kellelgi ei ole jõudu ega rammu, siis ka Maria Ricardo ütleb, kes ootavad Issandat, saavad uut rammu. Teate seda? Kogu aeg on iga ühele ütlen. Uut rammu. Kui sul ei ole rammu, kui sa oled väsinud ja kogu aeg oled jõuetu, siis sa ei ole Issandat oodanud. On ju see nii ju? See on kirjutatud, sa ei ole oodanud Issandat. Seepärast, et kes ootab Issandat, saab uut rammu. Ta ei tüdi ega väsi. Ja mis veel edasi läheb? Ta tõuseb üles kotkast, saab lendama ka veel. Et need asjad on, et tasub oodata. Paast on üks hea ootamisviis. Juba igatsen uut paastu. Jaani peal paastu minna. Et see on ootamine, siis ootadki seal kõht tühi. Issandat. Tänu Jeesus. Ja siis Jumal annab sulle veel rambu, et sul ei olegi kõht tühi. No, sa ootad Issandat, sa saad. Jumal tegelikult tahab meiega rääkida. Ja pühavaim. Aga argade ja uskmatute, jäledate, mõõtsukate, hoorajate, nõidade, ebajumala teenijate ja kõige valetajate osa on tule ja vääbriga põlevas järves. See on teine surm, 21.8. Jälle on üks nimekiri viljadest, mida ei näe. Ja et seal palverändur teengus on selle ahtmuse kaadedus, need on väga salakavalad teemonid, millega ei tohi kindla peale mingit teemust teha. Sest pühavaimu välja valamine on ka tulemas. Ja vaim valatakse välja ainult nende peale, kes ootavad teda ülemises toas. Ma kuskil olen kuulnud, ma ei tea, kas Allan Roll ja keegi, ma ei tea, kes see rääkis, aga alguses kuuldavasti oli seal 500 inimest koos ootamas Issandat. Ja Jeesus ütles selle, oodake Issandat. Ja tegelikult alles jäi sinna ainult 100. Nad on jõudnud ära oodata. Ja nad olid ühel meelel, kes oodata, et riietatakse väga kõrgelt, lõpuks jäi 100 ootama ja need, kes lõpuni ootama Issandat jäid, nendele valati enne olematu vägi peale. Ka praegu me ootame ju Issandat, et ta tuleks. Meil on riistid juba ette taevasse pandud, et ta tahab olla. Tead, kui sa siin ootamas ei ole ja siin kohal ei ole, siis need inimesed, kes ära läksid, need ei saanud väge. Ei ole kuskil kirjas, et ja siis tulid need teised, said ka üks uus vaimuvalm. Ei ole ainult need, kes seal üleval, need, kes ootasid, need ainult said. Ja teised ei jaksanud oodata, neid jäid ilma. Ka siin on erinevad väeilmingud. Need, kes kohal olid, said, kelle süda oli avatud tõele. Kuid need, kes polnud, need ei saanud, kuna neid polnud kohal. Ütleme, et polnud poes, kui leivaauto tuli sooja leivaga. Ütleme parem niimoodi siis.
tuli, sa ei olnud poes, lihtsalt sa jäidki see soojast leivast ilma, teised võtsid ära, Vene ajal oli väga hästi näha, soe leib tuli, olid järjekorras, ei läinud järjekorda, said kõva kivi sealt. Vene ajal oli niisugune aeg, et kui oli leiva järjekorras, seal pidi ootama päris korralikult, ma olen ise ka oodanud. Ja mõned elavad tunnete peal, et ma tundsin, kogesin ja sain, on ka väeilmingud ja tunded olemas, kuid issanda au ja tema tööd ei saa tunda inimliku mõistusega. Jumal lausa toob näite, mida naised teavad. See on Koguja 11.5. Nõnda nagu sa ei tunne tuule teed ja luude liikme tekkimist raseda kõhus. Kui nüüd keegi rase on olnud, täna kasvas 5 senti. Ei tunne ju. Ja Jumal ütleb, et nõnda sa ei tunne tegelikult Jumala tööd. Tunnete peale sa ei kunagi ehita mitte mingisugust asja. Tema teeb seda kõike. Jumala au on ilmne. Sellel on viljad. Au võib ka lahkuda, et sa ei pane tähelegi. Toimetatakse edasi, kui Jumala au on lahkunud, nii et keegi saanud arugi. Nõnda juhtus ka armas venna Peeter püssimiga, kui nemad said selle väe said peale, iga tervenemine, kõik tulid ja Peeter rääkis, et nad hakkasid koguduse vanematele vastu, nad olid noored, hakkasid seal, et te olete vanad, te ei tea siin midagi ja hakkasid koguduse vanematele vastu ja läksid seal kirikust minema, läksid tänavatele ja kõik tervenemised tulid seal igapidi kõik ja järjest vähem ja lõpuks kadus. Pallatasid ja punnitsid seal ja ütles, et lõpuks oli läinud. Ja siis oli ja selle, et nad sealt ära läksid, siis neil tuli üks vale prohvet, üks naine hakkas neid vedama ja profeteerima ja siis ja tõstis üles neid kui erilisi Jumala töö inimesi, tõstis neid üles, mitte Jeesust, vaid neid te olete, ma mäletan, et ütles, et see naine ütles teile niimoodi, et teil pole piiblit ka vaja, te olete niivõrd pühad. Lausa nii pandud. Ja siis, ma ütlen, et hakatakse sind üles kergitama. Need on hoiatusmärgid. Kui keegi äratusest saab keegi olla, või siis sa ei ole. Kui Jumal kellegi määrab, siis sa tead, et eksitajad on kohe olemas, kes hakkavad sind kellegiks pidama. Ja kui erilisi inimesi Jumala töös ja Jeesus polnud enam kuningas, vaid nad ise alistusid uhkusele ja said uhkuse orjaks. Asi lõppes sellega, et paluti andeks mindi tagasi, kuid vägi ja au oli lahkunud. Tagasi seda ei saanud. Läksid tagasi ja palusid andeks. Peeter ütles, aga niimoodi suudeti püha vaim ära kurvastada. Ja suur innukus imesi teha on üks uks kuradile. Kui sa oled väga innukas midagi tegema, siis istu maha. See on uks kuradile. Jumala inimesi juhitakse keeltes palvete läbi. Palvetad keeltes ja siis vaim saab juhised. Siin ka minul on niimoodi, kui mina palvetan keeltes, siis tulevad tähele panda, tulevad sõnad, mida inimesel ette öelda. Ma ju palvetan ennem keeltes. Ma saan vaimus ja niimoodi peame minema, et meile öeldakse need asjad ette, mida me peame tegema. Palvete läbi, nägemuste läbi, mõni saab nägemuse, sõna läbi, meil on juht ja meie vaim katsub läbi juhi, mitte meie hing. Meie hing peab alluma vaimule, sõnakuulelikkuses. Ja meie nimi on meie ei ole ja tema nimi on tema on. Kui see on selge, siis inimlikkuses, nõrkuses on vägi. Kui see on selge, siis inimlikus nõtruses on vägi. Siis sa ei pea pärast kahetsema, et au on lahkunud. Nagu Paulus ütles, et minu nõtruses saab vägi tugevaks. Kui ma olen nõder, olen ma vägev.
mitte keegi, kes on oma hingelikkuses asjas vägev ja mina teen ja mina olen, siis sa oled endale ise selle au välja mõelnud. Või siis hakkavad kasutama siin teemonid. Väga paljud kristlased kasutavad teemonid. Teemonid võivad isegi teha teemonite väljaajamissõu. Väga lihtne teevad seal. Et tegelikult, kui oled nõder, siis oled sa vägev. Sest Jumala vägi asub nende peale, kes on oma hinge risti pool lasknud ära surra. Oma vana loomuse, elavad uues loomuses. Aga Siiri äkki räägid ka ja mul on ja mis sul Jumal on andnud, isegi Merle räägib. Ja seepärast, et ma tahtsin muidugi ja et see, mul on selles mõttes aega läks päris kõvasti, et ei ole, räägi, meil siin ongi hea kuulata ja seepärast, et mul on tegelikult jutlus läks vähe pikemaks ka, aga ma teen mingi teine päev, teen selle, ma tegin Šapovarovi jutluses kokkuvõtte, ta rääkis väga teravalt valeprohvetitesse, nii väga lõikas mind sisse ja see on niivõrd tohutu hea õppetund. See on nagu õppetund, kuidas vaadata ära, et ei läheks sellele ala peale. Et selle ma teen mingi teine päev, mingi õhtu ja panen sinna üles. Aga Siiri.